kuulama Mentosteri seminari Azure OpenAI-st. Paljud teist on kindlasti kasutanud sellist lahedat AI toodet nagu ChatGPT ja teavad, et ChatGPT tootja on ettevõtte nimega OpenAI. Ja täna räägimegi sellest, mis asi see OpenAI siis täpsemalt on, millised mudelid seal taga on ja miks me peaksime OpenAI teenuseid kasutama Azure'ist. Mina olen Toomas Mõttus ja olen taustalt küll turunduse juhtimise teemaga tegelenud põhiliselt. Olen juhtinud NetGroupi IT-infrastruktuuri üksust, ühendasin ADE ja Eesti ettevõtteid. 2014 asutasin Primendi ja kasvatasin selle Pan-Baltic ettevõtteks. Ja olen ka infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu juhatuses panustanud Eesti infotehnoloogia valdkonna arengusse ja olen Baltic Institute of Corporate Governance sertifitseeritud nõukogu liige. Olen kogu elu töötanud IT-sektoris ja see põhjus selleks on tehnoloogia huvi ja tehnoloogia huviga seoses olen endale ka erinevad Microsofti tehnoloogiad selgeks teinud. Olen Microsofti sertifitseeritud AI insener, olen andmeinsener ja sertifitseeritud andmeanalüütik, nii et lisaks sellele müügijutule tean ka, kuidas asjad päriselt tehtud on ja mis seal taga on. Aga millest me siis täna räägime? Me räägime täna OpenAI-st ja populaarsetest OpenAI mudelitest, mida Azure'is saab kasutada. Esmalt räägime sellest, milleks OpenAI teenust kasutada üldse, miks peaks seda kasutama ChatGPT asemel. Siis räägime sellest, kuidas neid OpenAI teenuseid kasutada selliselt, et see oleks turvaline. Ja siis arutame ka, kuidas mida kogu see lõbu maksab. Ja milleks me siis OpenAI teenuseid kasutame, on see, et kõik te olete kasutanud ChatGPT-d tõenäoliselt või mingit muud AI teenust ja öelnud sinna sisse mingi oma küsimuse ja saanud mõistliku vastuse või andnud rohkem. Mõned isegi on proovinud AI agente teha, on andnud sinna dokumente analüüsimiseks ja nii edasi. Ja selleks, et see kompott töötaks, selleks on ChatGPT taga terve hunnik erinevaid tehnoloogiaid, alates rakendused teksti pildi töötlemiseks, rakendused kõne tuvastuseks ja nii edasi. Ja kõikide nende asjade taga omakorda on interneti andmetel treenitud mudelid, mis omakorda on suured närvivõrgud. Ehk kui me mõtleme nüüd teistpidi, siis kuidas see AI loomine tänapäeval käib, on see, et me teeme ühe suure närvivõrgustiku, anname talle andmeid, mis treenib, mille peale seda närvivõrgustikku treenida, et see statistiline mudel oskaks ennustada, mida inimene soovib ja vastavalt siis väljundile pakkuda järgmist väljundit, et sellised statistilised mudelid ja siis kombineerides erinevad mudelid, erinevad oskused, me saamegi sellise väljundi nagu ChatGPT. Aga kui me räägime ettevõtte sisemistest süsteemidest, siis me tihtipeale ei soovi, et meil oleks chati aken, kuhu me andmeid sisse lööme, vaid et kui me tuleme oma mailboxi juurde või avame majandustarkvara või mingi muu siserakenduse, siis see analüüs on juba meile tehtud, andmed on meie jaoks sorteeritud, mingid ettepanekud on juba olemas, mille hulgast me saame valida. Ja selleks, et sellist töövoogu teha, me peame integreerima oma rakendustesse selle kollase kastikese. Ja nüüd see kollane kastikene ongi nüüd see OpenAI mudelid, mida me Azure'i käest saame osta koos erinevate teenustega, mida siia otsa saab lisada. Ja me saame luuagi endale töövoo rakendused, mis kiirendavad meie tööprotsesse, lisavad tarkust meie ettevõtte tööprotsessidesse. Ja kui mõelda, mis siis sellised peamised protsessid on või mitte peamised protsessid, aga võtame siis kasutusstsenaariumid, siis kõige tavalisem kasutusstsenaarium, mida me kasutame, on kokkuvõtete tegemine. Et nagu mina teile siin räägin mingit pikka ja segast juttu, et pärast on võib-olla hea võtta mu jutt kokku ja
kirjeldada see nagu mõne 10 olulise punktina, mis teie jaoks on olulised. Ja selle jaoks on AI suurepärane tööriist. AI võtab teksti, võtab sellest tekstist olulised punktid, tuvastab olulised olemid ehk siis sellised tükid sellest tekstist, mis omavad tähendust ning moodustab kokkuvõtte ja vahet ei ole, mis keeles, et see võib olla eesti keeles, inglise keeles, läti keeles, leedu keeles ja see on väga hea just rahvusvahelistes organisatsioonides, kus kliendid võivad olla üle maailma, aga teil on teenindusorganisatsioon ühes asukohas ja see teenindusorganisatsioon saab teenindada kliente üle maailma nende emakeeles, et ei pea olema ingliskeelne tugi. Et loomulikult, kui sa juba rääkima hakkad kliendiga, siis oleks nagu hea, kui sa saaksid kliendile mõistetavas keeles rääkida, aga nii kaua, kui suhtlus toimub kas rakenduse vahendusel või e-maili teel või mingi muu teksti kujul, siis AI suudab selle kõik ilusti ära teha ja ma arvan, et mõne aasta pärast suudab ka AI kogu sellise suhtluse teha ka ära kõnes ja videona, et see lihtsalt võtab aega, kuni need mudelid on piisavalt head või arvutusvõimsus on piisav, et see on lihtsalt aja küsimus. Teine stsenaarium, kus AI on suurepärane, on erinevate kategoriseerimistega seotud, et varasemalt, kui me mõtleme nüüd 5-6 aastat tagasi, siis tol hetkel juba AI mootorid suutsid päris hästi kategoriseerida, aga selleks, et seda kategoriseerimist teha, neil oli vaja anda ette tuhandeid näidiseid ja siis nad suutsid kategoriseerida, kuna tänased mudelid, OpenAI mudelid on treenitud terve interneti andmestiku peal, siis piisab sellest, kui sa kirjeldad need kategooriad ära, millest sa tahad, et AI sorteeriks ja selle tähenduse alusel juba AI suudab sorteerida, ehk siis seda eeltööd, et saada sorteeritud andmed kas erinevate töölõikude või erinevate ülesannete lõikes, et see saavutamine on oluliselt kiirem kui varem. Ja samamoodi suudab mingisugune päring sisse, sa tuvastad sealt oluliselt komponendid ja kavatsused ja soovid, mis kliendil on või teisel osapoolel ja saad siis teha loetelu. Ja see loetelu tegemine võib olla nii kliendi soovid, kui ka siis nagu ülesanded, mida sa pead tegema sellest sulle tulnud kirja alusel. Ja kolmas kategooria on tähendusjärgi otsing, et kuna need suured mudelid on kogu interneti andmestikul treenitud, siis nad suudavad iga teie ettevõtte dokumendi panna oma selles tähendusmaatriksis kindlasse punkti ja vastavalt sellele, milliseid küsimusi teilt küsitakse või millistele küsimustele sa vastust otsid, vastavalt sellele, et ta oskab leida sealt kõige tõenäolisemalt kõige sobivama vaste ja anda selle siis teile tagasi ja te leiate siis tähenduse järgi vaste, mitte siis sõna-sõnalt otsingu. Oluline edasiminek ja kõiki neid erinevaid teenuseid või AI oskuseid kombineerides on meil võimalik teha selline päris mõistlik protsess, kus alates sellest, kus me tuvastame kliendi soovi, jagame selle tükkideks, ehk siis me loetleme ära, millised on, kas on nagu näiteks uue tooteostu soov, on seal mingisugune teenindussoov, on soov tagasisidet anda, me saame ära sorteerida, anda need soovid erinevatesse töövoogudesse, küsida, kui kliendil on mingi küsimus, et me saame kas toote andmebaasidest või dokumentatsiooni andmebaasidest küsida vasteid ja panna need vastused kõik kokku ja inimene, kes klienti teenindab, kui ta alustab seda teenindusprotsessi, ta näeb kliendi küsimust, ta näeb juba AI poolt otsitud informatsiooni, AI poolt tehtud ettepanek, kuidas kliendile vastata ja kogu see protsess on oluliselt kiirem. Et Harvard Business Review avaldas paar aastat tagasi ühe artikli, kus oli kirjas, et inimestel kulub tööpäevas üle 3 tunni selleks, et lihtsalt erinevate rakenduste vahel klikkida, et informatsiooni otsida või siis sisestada.
ja kui AI suudab selle informatsiooni otsimise sisestamise sinu eest ära teha ja selle vajaliku portsu andmed, mis on vajalik kliendi vastuse koostamiseks juba kokku panna, siis kliendid saavad teenindatud kiiremini, kõrgema kvaliteediga ja tulemuseks võiks olla see, et ettevõtte tulemused paranevad, kui klienditeeninduse kvaliteet ja kiirus paranevad. Aga et kõike seda saada, kõike seda, mis klienditeenindust ja ettevõtte siseprotsesse paremini teevad, on vaja kasutada mingeid teenuseid. Ja selleks, et need teenused hästi töötaksid, peab olema selline mõistlik plaan, kuidas seda teha. Ja see plaan koosneb siis sellisest 6 kastikesest või sammust. Esimene osa plaanist on see, et me võtame ja paneme kirja siis, mis see strateegia on. Kuhu me tahaksime jõuda sellega, et me peame vaatama suuremat pilti, mis on see teenus, mida me tahame kliendile osutada, mille poolest see teenus eristub sellest, mida meie konkurendid pakuksid ja kui me vaatame siis nagu kliendi enda sisemisi protsesse, et mida me peaksime tegema, et need kliendi protsessid läksid paremaks, ehk siis me peame vaatama oma turgu ennast ja leidma sealt mingid siis konkreetsed sammud, mida me peame läbima selleks, et see teenus, mida me loome hakkame, oleks hea. Ja nüüd, kui meil on selline suurem nägemus olemas, siis me teeme konkreetse plaani ülesannetega, mida me peame tegema. Otsime teenused, ehk siis me loome valmisolek, me mõtleme, millistest komponentidest meil see teenus peaks koosnema. Ja siis me mõtleme seda, et mida me peame tegema selleks, et see teenus, mille me loome, oleks eetiline, oleks turvaline, me peame panema mingid raamid sellele teenusele, siis me peame korraldama sellele haldamise, ehk siis, et kuidas me uuendame seda teenust, kuidas me tagame, et meil oleks piisav ressurss igapäevaste probleemide lahendamiseks ja mida me teeme siis selleks, et meie andmed säiliksid, meie andmed oleksid konfidentsiaalsed ja tõesed, et kõik need sammud oleks vaja läbi mõelda, enne kui me saame öelda, et me oleme teinud AI lahenduse, mis on vastutustundlik ja töökindel ja vastab meie ärinõuetele, et võib-olla me ei pea seda nagu nii pika ja lohiseva protsessina tegema, teeme mingisuguse kiire asja ja vaatame, kas me üldse saame, kas meil on see minimaalne vajalik toode üldse olemas. Aga kui me nagu juurutama lähme ja mõtleme, et me tahame seda tervesse organisatsiooni tööle panna seda protsessi, siis me peaksime ilmselt ikkagi võtma ja vaatama, et meie see protsess saaks läbi mõelda, et me oleks kõik need punktid ilusti läbi käinud. Ja kui me oleme selle protsessi läbi käinud, siis me lähme jõuame Azure'i juurutuseni. Siin on siis nagu üks joonis sellisest turvalisest Azure'i arhitektuurist, kus meil on erinevad tüüpi teenused, siin on ja kuidas me siis nagu kasutusõiguste ja erinevate teenuste hankimise struktuuri peaksime ehitama, et see kõik turvaline oleks ja mugav kasutada ja kergesti hallatav ja et kuidas me jagaksime need teenused erinevate Azure'i konteinerite lõikes, et selle jaoks on olemas päris hea dokumentatsioon ja kui me suuremas organisatsioonis selliseid juurutusi teeme, siis me käime kogu selle protsessi läbi väiksemas organisatsioonis, kus võib-olla erinevaid osakondi, projektides osalevaid inimesi on vähem, siis see struktuur võib olla selgelt lihtsam. Aga me saamegi kasutada, mis on selle Azure'i pilveteenuse suurepärane omadus ongi see, et me võime alustada sellisest väiksest jupist ja minna samm-sammult edasi kuni suurte ettevõtete süsteemideni. Nii, et meie kogu aeg, meie kulud ja saadav kasu on omavahel tasakaalus ja samas on kõik komponendid turvalised. Ja siin on ka siis selline üks väike struktuurjoonis, kuidas näiteks korraldada AI lahenduse logimist, et juhul kui me oleme nüüd selle AI lahenduse tööle saanud, et meil on kasutajaõigused on korralikult hallatud siin Microsofti Entra ID-ga, meil on Azure'i OpenAI teenus, mida me siis jälgime ja logime, mida ta teeb. Meil on kõik rakendusega seotud võtmed on ilusti
Key Vaultis, meil on andmed pandud erinevat tüüpi salvestustesse, et tagada nende säilimine ja nii edasi. Ehk siis vastavalt sellele, millised organisatsiooni vajadused on võimalik teha erineva põhjalikkusega arhitektuurid ja logimisviisid ja ka selliselt, et teie rakenduse kiirus oleks hea ja nii edasi, et selles mõttes on seal päris palju tehnilist tööd, aga mis selle pilveteenuse eelis ongi see, et me saame alustada sisuliselt nullist ehk nullkuluga ja vastavalt sellele, kuidas meil tekib uusi ideid, mida me võiksime AI-ga lahendada, siis vastavalt sellele me suurendame nii arhitektuuri kui ka erinevaid logimis- ja jälgimislahendusi. Aga lähme vaatame siis ka korraks brauserist, et mis meil siin need komponendid on, et muidu need PowerPointi slaidid, need võivad lõpuks igavad olla. Et kui ma võtan nüüd siin ette selle brauseri akna, siis Microsoftil on tehtud päris korralik OpenAI lehekülg, kus on võimalik siis näha, milliseid stsenaariume on võimalik AI-ga lahendada, nagu näiteks erinevad dokumentidest arusaamised, otsingud ja masinõppe toetatud erinevad lahendused. Me räägime siin, kuidas siis nagu Microsoft ise on oma Copiloti Azure'i OpenAI teenuse peal üles ehitanud ja nii edasi. Ja kui me lähme või mõtleme, et jah, meil on nagu idee, kuidas me võiksime oma ettevõtte AI lahenduse üles ehitada, siis tahaks ju teada, palju see maksab. Selle kohta on olemas informatsioon ilusti olemas ja Microsoftil on need andmekeskused üle maailma ja ka Euroopa Liidus on meie regiooni toetamiseks on põhiliselt siis nagu Põhja-Euroopa ja Lääne-Euroopa andmekeskus, kuid me saame võtta teenuseid ka Prantsusmaalt, Rootsist ja nii edasi. Ehk siis on riigipõhiseid andmekeskusi ja kõikides nendes on AI teenused olemas, kuid nendes ei ole kõiki AI teenused, ehk siis kui me tahame mingit konkreetset AI teenust, siis me peame teadma, millisest regioonist me selle AI teenuse valime. Ja kui me räägime OpenAI teenustest, siis OpenAI teenused hinnad on siin ilusti olemas, kasutuspõhised ja need OpenAI teenus Microsofti Azure'is on sama hinnaga, mis ta on siis OpenAI-t ostes, ehk me hinnas kindlasti ei kaota, aga me võidame samas turvalisuse osas, me võidame selles osas, et me teame, et meie andmed on kindlasti Euroopa Liidus, kogu protsess, kogu kasutajate haldus, kõik on meil seotud meie ettevõtte enda süsteemidega, meie enda ettevõtte turvalisuse korraldusega ja seetõttu on siis nagu mõistlik meil need teenused võtta just Microsofti Azure'ist. Ja kui me nüüd mõtleme, et meil on nagu lahendus olemas, siin näiteks on mõni näidisstsenaarium, kus me mõtleme, et me tahaksimegi teha AI-ga lahendust, et me võtame siin OpenAI teenuse ja kasutame erinevaid salvestusteenuseid ja võtmete hoidmist ja nii edasi, siis meil on siin näidisstsenaarium, me võime selle näidisstsenaariumi kohe lisada siia ja tükkidena ja siis hakata arutama, et palju see kõik maksma läheb. Et mida Microsoft tavaliselt pakub, kui me siin alustame seda stsenaariumite tegemist, siis tavaliselt me näeme siis, et mis see siis nagu võib maksta, kui ta nagu 730 tundi, ehk siis kogu aeg jookseb see teenus meil hetkegi peatumata. Aga kui me tahaksime nagu on demand, ehk siis vastavalt vajadusel, siis me saame skaleerida seda teenust siis selliselt, et me kasutame täpselt nii palju, kui meil vaja on, eriti just projektide alguses, kus me veel ei tea, palju me seda kasutust on, kas tegelikult see kasutus on täpselt, kas see tulemus on täpselt selline, nagu me tahame, siis on hea, kui me saame kasutuspõhiselt tellida neid teenuseid ja vastavalt sellele, kuidas meil selle teenuse kasu kasvab, vastavalt sellele me hakkame rohkem maksma. Et siis on nagu see tulu ja kulu on omavahel paremini proportsioonis.
Ja kui me oleme nüüd oma selle arhitektuuri ilusti kokku leppinud, et milliseid virtuaalvõrke meil vaja on ja palju meil on andmemahtu seal edasi-tagasi vaja liigutada ja nii edasi, siis me saame minna ja hakata neid ressursse genereerima. Et Azure'is on AI teenuseid siin tuhandeid. Et kui me võtame neid siin, ma ei tea, kuskil oli see number ka, ma nägin, et kus olid nagu need kirjas see number, palju neid AI teenuseid siin oli, aga põhimõtteliselt on neid, jah, siin vist nüüd on nüüd Microsofti enda teenused, aga lisaks Microsofti enda teenustele ka kolmandad osapooled pakuvad Microsofti Azure'is teenuseid, ehk neid AI teenuseid on siin väga palju ja mitte ainult AI teenuseid, siin on ka erinevad analüütikateenused ja erinevad identiteedihalduse teenused ja nii edasi. Et me siit saame siis võtta ja aktiveerida selle teenuse. Ja kui me seda teenust kasutame, siis me tahame teada, mis selle teenuse kulud on, et me ei kulutaks liiga palju, et me kulutaksime täpselt parajalt ja saaksime aru, millest see teenuse kulu koosneb, siis Azure'is on ka päris hea selline kuluarvestuse osa, me saame näha, palju meie kulud teenusega seotud on kuust kuusse, me näeme, millistest osadest see koosneb, näiteks ma siin näen, et enamik minu enda kasutust on seotud, ongi OpenAI teenusega seotud ja kui me tahame pikemat perioodi või tahame integreerida seda kuluarvestust oma mingite teiste süsteemidega, et näha, teha juhtkonnale nähtavaks, et palju nende teenuste käivitamisega, äriteenuste toetamisega seotud kulud on, siis me võime kogu selle kuluaruandluse tuua ilusti Power BI'sse ja näidata seda sama pilti ka Power BI's, nii et inimesed näevad siis täpselt, kus kohast need kulud tekivad, me näeme perioodide lõikes, me näeme siin näiteks, et Toomas ongi siin turunduse automatiseerimise peale kulutanud siin kuu algusest alates tervelt sendi ja demomise peale tervelt euro. Et siin jah, et oleneb siis, mis teie tegelik kasutus on. Mina näitan täna teile seda pilti oma ühest teenuse komplektist, et vastavalt sellele siis, mis teie tegelik kasutus on, vastavalt sellele siis on ka hinnad. Vot, ja mis ma siis võiksin, võtan selle PowerPointi kohe ette, üks hetk, et selline see Azure'i keskkond on, et kui teil on täiendavaid küsimusi, siis loomulikult ärge hetkeks kõik kõhelge, küsige. Aga lisaks sellele võimalustele meil on alati ka piiranguid ja neid peab teadma, et tänaseks, kui see OpenAI teenus alustas Microsofti Azure'is, siis neid piiranguid oli selgelt rohkem, sest seda teenuse servereid oli vähem, et nüüd vastavalt, kuidas kasutus on kasvanud ja Microsoft on andmekeskusi OpenAI teenuse pakkumiseks optimeerinud. Vastavalt sellele on tulnud juurde siis võimalusi erinevaid, ütleme, et on võimalus olnud neid piiranguid vähendada, et praegu saab siis erinevaid OpenAI teenuseid ühes tellimuses olla kuni 30 ja me saame igast sellest OpenAI teenusest teha kuni 5 tuunitud mudelit ja nii edasi. Ehk siin neid piiranguid on, aga need piirangud üldiselt tulevad ikkagi väga suurtes protsessides ja väga suurtes töövoogudes. Et kui me räägime sellisest keskmisest töövoost ettevõttes, siis tavaliselt need piirangud meile takistuseks ei saa. Pigem on see, et meil saab takistuseks ühe OpenAI teenuse kohta maksimaalne päringute arv minutis, et siin me tõenäoliselt peame rohkem kui ühe OpenAI teenuse käivitama ettevõttel, et me saaksime kõik päringud ära käsitletud ja mitte nüüd sellepärast, et need päringud võib-olla koguseliselt on palju, vaid tihtipeale just ongi see, et need päringud tulevad perioodit ja neid rohkem ja siis jälle vähem ja siis jälle rohkem, et siis just neid nii-öelda kõrghooaega ära teenindada. Nii, kokkuvõte.
AI-l on päris palju erinevaid kasutusstsenaariumeid, alates teksti tuvastamisest ja kokkuvõtete koostamisest, et see võikski lasta siin sellest seminarist AI kokkuvõtte teha, see erinevad need AI oskused saab klienditeeninduse ja müügistsenaariumiteks kokku panna ja selleks, et kõik need teenused oleksid turvalised ja eetilised ja nii edasi, selleks peab välja mõtlema oma sellise vastutustundliku AI põhimõtted ja läbi käima olulised küsimused, et kui me käivitame selle, et meie riskid oleksid maandatud, et me ei teeks kellelegi vale otsustega liiga ja nii edasi. Ehk siis ja kui need sammud on läbi mõeldud, siis minu soovitus on kasutada Azure'i platvormi, kus teil on parem ülevaade sellest, mis teie süsteemis toimub. Azure'i teenused on ühendatud teie ettevõtte üldisesse kasutusõiguste haldusesse ja kõik need andmed, mida te AI teenustes kasutate, on kogu aeg teie valduses ja need ei liigu Euroopa Liidust väljapoole. Et ma arvan, need on sellised põhilised eelised ja kasutage Azure'i OpenAI'd oma teenuste väljatöötamisel. Ja sellega siis täna võib-olla lõpetakski ja aitäh teile kuulamast ja kui teil on täiendavaid küsimusi, siis kirjutage mulle või külastage meie veebilehte ja pange ennast uudiskirja kirja. Aitäh!